Tere tulemast kuulama Kaasaegse naise podcasti. Mina olen Annika Nilsson, teie saatejuht. Tänast podcasti salvestan Montenegrost, rannast ja päike on just ühe mäekünka taha loojumas. Ja tänase podcasti teema on paarisuhe. Ja oma paarilise ma saatsin poodi ja ütlesin, et ma istun siin rannas ja teen selle podcasti salvestuse ära. Mõtlesin, et liiga naljakas on salvestada, või mitte isegi naljakas, kummaline on salvestada seda podcasti osa, kui ta istub mu kõrval ja kuulab kõike, mis ma räägin. Ta võib seda pärast loomulikult salvestusena kuulata, aga lihtsalt rääkida siia telefoni ja siis salvestada seda osa ja siis tema istub kõrval. Oleks veidi kummaline. Kuid ma olen oma elus hetkes, kus hästi palju suuri muutusi ja hästi palju suuri otsuseid ja hästi palju sellist asja, et watch me, vaadake mind, ma teen ära need asjad. Ja mis sellega tavaliselt kaasneb naiste puhul on see, et kas see paarisuhe, milles ma olen, kas see toetab seda, kuhu suunas ma tahan liikuda. Seda suurt visiooni, mis mul on enda, oma elu, pere, paarisuhte jaoks. Ja ma olin segaduses. Mõned nädalad tagasi. Eriti segaduses. Ja ma nagu ausalt mõtlesin, et kui ma tahan viia ellu seda, mis ma tahan ellu viia, võib-olla ma peaksin lahutama ja minema oma teed. Ja siis ma küsisin selles mentorlusprogrammis, kus ma parasjagu olen oma mentorilt ja teistelt inimestelt, kes mu grupis on, sest seal on paar tükki, kes on läbimast näiteks lahutust. Et kuidagi selline lahutuse teema oli päevakorral. Siis ma küsisin, et kuidas aru saada, et millal on see õige aeg lahutuseks. Et minu enda jaoks oli nagu peas kaks asja, et üks asi on see, et kui suhtesse tulevad lapsed, siis see mõjutab loomulikult hästi palju seda, mis on selle kahe inimese omavaheline suhe, sest seal on, meil täna selle päeval ju 3 last. Et see ei ole päris tema ja mina, vaid seal on need 3 last ka. Ja nad on väikesed ja nad on kindlasti nõudnud minult seda minupoolset tähelepanu palju rohkem, kui oleks lihtsalt olnud paarisuhe ja siis on 2 osapoolt ja see teine osapool oleks kogu selle tähelepanu saanud. Ja siis, kui ma tegelikult tahtsin selle mõttega jõuda, oli see, et on siis 2 asja. Et kui sa hakkad nagu kasvama, arenema, liikuma ja on võimalik, et see sinu kaaslane ei ole valmis selliseks kasvuks ja arenguks. Ja ongi, sina ju inimesena muutud, võib-olla tema ei muutu. Ja kevadel ma käisin ühes Eesti inspiratsiooni mingi hommikusöögil ja seal üks esineja, 4 lapse ema, ütles, et et mul on uus mees, et see eelmine mees ei saanud minuga hakkama või ei, nagu, et tal ei olnud jaksu nagu, või energiat või ei sobinud, et mul on nüüd uus mees, kes on nüüd palju võimekam, nagu selline suhtumine oli. Ja mujal maailmas on ka, eks ju, ettevõtlikud, edukad naised vahetavad mehi enda kõrval. Aga on ka neid, kes on oma teise poolega väga kaua koos. Ja siis see nõu, mis ma oma mentorilt sain, oli lihtsalt see, et kui ma olen nagu varasemalt ka rääkinud selgusest, siis selle suhte osas tema nõu oli ka see, et Annika, nagu ole hästi selge selles, mida sina tahad sellest suhtest. Ja siis ma sain sellise harjutus sain endale nii-öelda koduse töö ülesande, et kirjuta siis üles kõik need asjad, mis sa tahad, et see suhe siis oleks ja pakuks ja nagu võimalikult erinevatel tasanditel ja hästi selge. Ja siis loe selle peale ja tunne seda oma nagu kogu kehaga ja et kõik asjad on nii. Ja siis on siis 2 varianti, et kas see teine osapool nagu
mõistab seda sinu energiat ja vastab sellele, mis olid nagu sinu ootused. Või selle tulemuseks on see, et ta ei vasta oma energeetiliselt või kuidagi nendele ootustele, ta saab aru, et sa oled liikumas teises suunas ja toimub selline rahumeelne lahkuminek. Ma kirjutasin need mõned nädalad tagasi, eks ju. Ja täna me oleme kahekesi reisil siin Montenegros ning kõik on nagu väga-väga hästi olnud. Ja see oli selline ka viimase hetke otsus, viimase hetke pakkumine ja lihtsalt tulla kahekesi teisse keskkonda, kuid see, et ma suutsin kirja panna ja selge olla selles osas, mida ma oma suhtelt tahan, on andnud mulle selle, et mul on see suhe, mida ma tahtsin. Nii et naine, kui sa kuuled seda, siis mõtle oma suhte peale. Ja kas see on selline, nagu sa tahad? Et see selgus on hästi oluline. Ja kui see ei ole selline, siis pane kirja. Mõtle, tunneta seda ja siis võib-olla see jõuab sinu ellu. Kui sa oled täitsa üksik ja vallaline ja ei olegi suhtes, siis noorenemana ma käisin Feng Shui kursusel, mis on mind ka hästi palju nagu toetanud elus. Aga näiteks esimene asi, mida Feng Shui koolitaja mulle ütles, on, et tuleb vaadata üle oma magamistuba. Et kas sul on seal ruumi üldse selle teise inimese jaoks? Et kas sul on seal 2 ööpappi, 2 öölampi, kas nagu sellel teisel inimesel on seal üldse ase? Et vaata need asjad üle ja mõtle sellele. Ja minu kallis kaaslane jalutab tagasi mööda mereranda, nii et me siis lähme ja jalutame ja naudime seda imeilusat sooja Vahemere õhtut. Aga sina, kui sa said siit midagi väärtuslikku, pane like, jaga sõbraga ning järgmiste kuulmisteni. Tšau!